Tere, kallis Raadio 2 kuulaja! On jälle kolmapäev, mina olen Kärt Puum ja te kuulete köögikultuuri. Sügis on täies hoos, ehk et see tähendab seda, et kõige õigem aeg on teha õunapirukaid. Õun on praegu lademetes ning miks mitte teha valmis üks kiire ja maitsev õunapirukas. Seekord näitan teile, kuidas teha vabavormi pirukat, ehk et meil ei lähe piruka valmistamiseks isegi mitte kogivormi. Piruka tegemiseks vaja minevad koostisosad on nüüd kõik siin ilusti reas. Meil on suhkur, halvaa või jäävesi, jahu, sool ja loomulikult õunad. Esmalt sega kokku kuivained. Läks jahu, siin nüüd läheb meil 1 teelusikatäis suhkrut ja paar keerdu soola. Seejärel riivi juurde 50 grammi külma võid. Mudi näppude vahel ühtlaselt puruseks. Seejärel lisa 1 supilusikatäis jääkülma vett ja 1 supilusikatäis valge veinijäätikat. Ja sega taigen ilusti palliks. Pane ta külmkappi seisma samal ajal, kui sa valmistad täidiseks ette õunu. Meil on siin praegu 400 grammi õunu, see on puhastamata kogus. Eemalda südamed ja viiluta need selliselt, nagu sa ise soovid. Kui õunad on viilutatud, pane nad kaussi. Ja siis sa saad nad siia peale riputada veidi suhkrut ja kaneeli ja selle omavahel kõik läbi segada. Paneme siia 2 supilusikatäit Demerara suhkrut ja 1 teelusikatäie kaneeli ja segame kõik omavahel läbi. Ja nüüd võtame külmkapist oma taignapalli ja rullime ta ümmarguseks. Sellise vabavormi piruka eelis on see, et ta ei pea olema eriti ilus ega ühtlane, vaid võib jääda veidi ka loperdama, et sellest ei ole mitte kui midagi. Nüüd kasutame taignarulli abi, et see piruka põhi ilusti ahjuklaadini ka jõuaks. Ja kui ta vahepeal siin pudeneb, siis sellest ei ole midagi. Selle me lapime siin plaadi peal uuesti kokku. Tegemist on ikkagi vabavormi pirukaga ja täpselt selliselt me teemegi. Kui nüüd taigen on nüüd siin ahjuplaadi peal, puistame kõige põhja oma halvaa. Siin on umbes 100 grammi halvaad. Proovime seda veel näppude vahel natuke pudedamaks teha. Ja nüüd kõige peale lisame oma kaneeli ja suhkruga läbi segatud õunad. Ja kõige viimasena siis lapime selle taigna ümber ilusti nende õunte. Ja kõige lõpus soovitan taigna määrida kas siis munaseguga või piimaga. Ja meie vabavormi pirukas on valmis ahju minema. Paneme ta 200 kraadi juurde ja küpsetame teda umbes 30–40 minutit. Piruks on valmis, lase tal enne söömist veel umbes pool tundi taheneda ja serveeri siis kas näiteks jäätisega või täitsa niisama. Head isu!